Nüüd saavad arstid igapäevaselt mõõta teie südant, kopse ja isegi verekeemiat. Kuid kui asi puudutab aju, siis paljusid seisundeid nagu depressioon, PTSD või Alzheimeri tõbi diagnoositakse endiselt peamiselt vaatlemise ja küsimustike abil. Iisraeli idufirma ütleb, et muudab seda pärast 6 aastat varjatult tegutsemist. Hemispheric on avalikustanud tehisintellekti mudeli, mis väidab, et suudab aju aktiivsust lahti mõtestada lihtsa 15-minutilise mitteinvasiivse skaneerimise abil. Rohkem teavet saamiseks on minuga liitunud kaasasutajad, tegevjuht Hagai Lallasar ja tehnoloogiajuht Gidi Litvin. Suur tänu teile mõlemale, et täna minuga liitusite. Nii et Hagai, alustame sinust. Alati alustame lühitutvustusega. Kas saaksid palun meile tutvustada, millega teie idufirma tegeleb? Aitäh, Hemispheric on tehisintellekti idufirma. Oleme viimased 6 aastat arendanud, nagu sa mainisid, murrangulist mudelit. See on tipptasemel baasmudel nimega Descartes, mis on loodud mitteinvasiivse ajutegevuse dekodeerimiseks. Ja probleem seisneb selles, et aju on viimane organ kehas, mille puhul me kasutame endiselt ainult subjektiivseid mõõtmisi. Ja meil ei ole objektiivseid kvantifitseeritavaid mõõdikuid selle funktsiooni ja tervise hindamiseks. Ja kui sa mõtled tehisintellekti läbimurretele siiani, näiteks suured keelemudelid, need tõlgivad inimkeele teksti. Aju räägib elektrilises keeles. Ja meie Descartesi mudel teeb seda, et tõlgib aju elektrilise keele rakendatavaks teadmiseks, mille põhjal saavad tegutseda arstid ja patsiendid meie ise, et mõista oma aju tööd ja aju tervist ning teha otsuseid. Niisiis, mida te täpselt mõõdate? Me kasutame EEG andurit, see on mitteinvasiivne andur, see on väga püps tehnoloogia ja see mõõdab lihtsalt aju elektrilist aktiivsust peanahalt. Ja ei ole meie ettevõtte innovatsioon. Me ei ole riistvarafirma. See töötlemata signaal suunatakse meie mudelisse ja meie mudel, mis on treenitud tohutul hulgal andmetel, mõistab nüüd aju funktsioneerimist ja seda saab kasutada erinevate toodete loomiseks. Selleks, et meil oleks kvantitatiivne teave otsuste tegemiseks, nagu te mainisite, haiguste puhul nagu PTSD, depressioon, ärevus, skisofrenia, need on psühhiaatrilised seisundid, samuti neuroloogilised seisundid, näiteks Parkinsoni tõbi ja Alzheimeri tõbi. Gidi, mis on siis see eelis, mis sul on arstide ja tavapäraste skaneeringute ees näiteks? Olgu enamiku neist seisunditest, millest me just rääkisime, puhul puuduvad objektiivsed mõõdetavad näitajad. Enamasti tehakse seda subjektiivsete meetodite abil, näiteks küsimustikud ja kõne. Nii et meie kasutame oma mudeleid, et dešifreerida aju aktiivsust ja saada kvantifitseeritavaid näitajaid. Ja meie suurim eelis on andmed. Lõppkokkuvõttes ehitasime me selle mudeli Descartesi, mis on 6 miljardi parameetriga mudel. Me kogume andmeid laborite võrgustikust, mille oleme loonud Aasias, Ameerika Ühendriikides ja ka Iisraelis. Ja kasutades neid laboreid oleme kogunud andmeid enam kui 100 000 inimese kohta. Ning siiani on meil kogutud 250 000 tundi ajuaktiivsuse andmeid. Ja see ongi meie mudeli alus. Nii et ma saan aru, et te taotlete ka FDA heakskiitu. Kas selle kohta on juba mingit infot? Ja, me tegelikult kohtusime CDRH juhtidega. See on FDA meditsiiniseadmete osakond. Kohtusime nendega isiklikult, tegime otse esitluse ja tutvustasime oma tehnoloogiat. Nüüd suhtleme nendega ametlikult kirjalikult ja valmistume järgmisel aastal esitama oma esimest toodet. Oluline on märkida, et need on vaatluspõhised tooted, need ei sekku inimkeha toimimisse. Seda nimetatakse teise klassi meditsiiniseadmeks. Ja see on tarkvara või tehisintellekt kui meditsiiniseade. See ei ole selline regulatiivne protsess, mida peab läbima näiteks ravimi või kirurgilise sekkumise arendamisel, mis tegelikult mõjutab keha. See lihtsalt mõõdab keha ega saa keha kuidagi kahjustada. Aga las ma küsin sinult, sest mingil hetkel, võib-olla kui see läheb kaugemale ja ajuskaneerimine võib muutuda nagu vereanalüüsiks, eks? Sellega kaasneb koht, et sa võid seda kasutada ja saad täpselt teada, mis sul on, isegi kui sa varem ei teadnudki, et sul midagi üldse on. Kui sa pead silmas selle turvalisuse aspekti, siis tead, meie ettevõtte järgib kõrgema taseme küberjulgeoleku standardeid ja me kohtleme ajuga seotud andmeid täpselt nii, nagu need on, väga privaatsena. Kõik on anonüümseks muudetud, selles mõttes on see väga turvaline. Ja viimane küsimus, aga kuidas on kiivriga endaga?
kas sa arvad, mingil hetkel võiks selle kasutusala laieneda ka vaimsetest seisunditest kaugemale? Kas sa arvad, et sinu tehnoloogiaga võiks veel midagi muud välja tulla? Jah, nii on. Päeva lõpuks oleme me süvaõppe ja tehisintellekti ettevõte, eks? Ja mida me teeme ning püüame teha, on üldiselt aju aktiivsuse dekodeerimine, mitte konkreetsete kasutusjuhtude jaoks. Esimene asi, millega me tegeleme, on aju tervis, sest me usume, et see on praegu kõige olulisem asi, millega tegeleda. Aga meil on ka teisi võimekusi, mida me pole veel avalikustanud ja me plaanime need avalikustada siis, kui need on küpsed. No hea, te just kaasasite $52 miljoni suuruse rahastamisvooru. Palju õnne teile ja aitäh, et täna minuga liitusite. Tegevjuht Hagai Lallasaar ja tehnoloogiajuht Gidi Kilat-Finn. Suur tänu, et olite minuga. Aitäh, Glenn.